Ravimanöövrit saab teha kodus diivanil, voodil, kušetil, seal, kus on võimalik pead 30 kraadi üle voodiserva hoida. Õlavöötme alla võib asetada padja või suurema rätikute rulli. Ravimanöövrit tehes või selle järgselt võite tunda pearinglust. Kaasuvateks kaebusteks võivad olla iiveldus ja oksendamine. Kaebused vähenevad korduval raviharjutuse tegemisel. Oluline on harjutuse tegemist jätkata, sest vaid sel viisil on võimalik haigusest vabaneda. Ravimanöövri ajal hoidke silmad avatud, fikseerituna konkreetsesse punkti. See aitab pearingluse sümptomitega paremini toime tulla. Antud harjutus on neile, kellel esinevad kaebused paremal pool. Istuge voodile, sirutage jalad välja. Pöörake pea 45 kraadi paremale poolele. Laskuge kiiresti selili. Jätke pea painutatuna umbes 30 kraadi üle rätikute rulli. Püsige asendis vähemalt 1 minut. Järgnevalt pöörake pea vasakule poolele 90 kraadi. Püsige asendis vähemalt 1 minut. Jätkake manöövrit keerates end külili asendisse vasakule poolele näoga põranda suunas. Püsige asendis vähemalt 1 minut. Lõpetuseks viige jalad üle voodiserva ja tõuske külili asendist istukile. Kergelt toetage lõuga vastu rinda 10-15 sekundi jooksul. Antud harjutus on neile, kellel esinevad kaebused vasakul pool. Istuge voodile, sirutage jalad välja, pöörake pea 45 kraadi vasakule poolele. Laskuge kiiresti selili. Jätke pea painutatuna umbes 30 kraadi üle rätikute rulli. Püsige asendis vähemalt 1 minut. Järgnevalt pöörake pea paremale poolele 90 kraadi. Püsige asendis vähemalt 1 minut. Jätkake manöövrit keerates end külili asendisse paremale poolele näoga põranda suunas. Püsige asendis vähemalt 1 minut. Lõpetuseks viige jalad üle voodiserva ja tõuske külili asendist istukile. Kergelt toetage lõuga vastu rinda 10-15 sekundi jooksul. Ravimanöövrit tuleb teha 2 korda päevas, soovitavalt enne söömist 2-3 ööpäeva jooksul. Kui manööver teid ei aita, siis palun pöörduge tagasi oma raviarsti poole.